Tere, armas teeline! On hea meil jälle alustada uut mõtisklust ja tänase mõtiskluse olen pealkirjastanud Armu mälestusmärgid. Loen teksti Joosua 4. peatükis salm 23 ja 24, sest issand meie Jumal kuivatas teie eest Jordani vee, kuni olite läbi läinud. Nõnda nagu issand teie Jumal talitas kõrk ja merega, mille ta kuivatas meie eest, kuni olime läbi läinud, et kõik maailma rahvad tunneksid issanda kätt, kui vägev see on, et te igal ajal kardaksite issandat oma Jumalat. Sellest on juba nüüd aastaid möödas, kui ma jõudsin elupaika, kus ma olen siin pikka aega elanud. Ja see oli üks tavalise päeva hommik, kui kiirustasin lapsi kooli viima autoga ja siis ruttu tagasi, et jõuaksin oma töökohale. Ja kui äkitselt märkasin, et tee ääres on politseinik. Ta viipas oma sauaga ja juhtis mind kõrvalteele. Ja seal algas siis vestlus. Ta küsib minu käest, kas sa tead, mis kiirusega sa peaksid sõitma? Ma ütlesin, tean küll, aga ma kiirustasin koju. Ta küsis, kas sa tead, mis kiirusega sa pidid sõitma? Ma ütlesin, jah, ma tean. Siis teinekord sõida selle kiirusega. Ja ta ütles mulle, nüüd võid minna. Inimestena kaldume unustama seda, mis pole meil pidevalt silma all. Unustame vastamata kõne korral tagasi helistada, unustame e-kirjale vastata, unustame taimi kasta, unustame sünnipäeva õnnitlusi saata ja nii edasi, loetelu võib olla pikk. Kui aga unustame oma vaimulikud vajadused, on tagajärjed tõsisemad kui lihtsalt trahvi saamine või politsei vestlus. Ja seda just seetõttu, et tegemist on sõna otseses mõttes meie igavese saatusega. Aga loeme Joosua 3. peatükist. Ja Joosua tõusis hommikul vara ja nad läksid teele sittimist ning tulid Jordani äärde, tema ja kõik Iisraeli lapsed, ja nad ööbisid seal enne, kui nad üle läksid. 3 päeva pärast aga käisid ülevaatajad leeri läbi ja andsid rahvale käsu öeldes, kui te näete issanda oma Jumala seaduse laegast ja leviitpreestrid seda kandvat, siis minge oma asukohast teele ja käige selle järel. Aga teie ja selle vahel olgu vahet umbes 2000 mõõdetud küünart. Te ei tohi minna selle ligi, et te teaksite teed, mida teil tuleb käia, sest varem te ei ole seda teed käinud. Ja Joosua ütles rahvale, pühitsege endid, sest homme teeb issand teie keskel imetegusid. Ja 4. Moose raamatu 14. peatükist saan lugeda, ja Mooses ütles, miks te siis astute üle issanda käsust, sest see ei õnnestu. Ärge minge sinna üles, sest issand ei ole teie keskel, et te ei kannaks kaotust oma vaenlaste ees. Sest amalekid ja kaanallased on seal teie ees ja te langete mõõga läbi, sellepärast et te olete taganenud issanda järelt, ei ole ka issand teiega. Aga nad olid ülemeelsed minema üles mägestikku, kuigi issanda seaduslaegas ja Mooses ei läinud läärist välja. Esimest korda Joosua raamatus nimetatakse siin seaduse laegast. Vanatestamendi jutustuses on seaduse laekas seni olnud juttu pühamu kontekstis. Iisraeli teele asumisel Siinai juurest ning edutu katse juures vallutada Kaanan. See oli iisraelaste pühamus kõige püham ese ja selle sees oli veel 3 eset, millest igaüks väljendas Iisraeli erilist ühendust Jumalaga. Esiteks seaduselauad, millel olid kirjas 10 käsku, teiseks ülempreester Aaroni kepp ja 3. kann mannaga. Seaduselaegas ja ettevalmistused Jordani ületamiseks tuletasid Iisraeli meelde, et nad ei pidanud Kaananisse sisenema omal moel ja omal ajal. Vallutamine võis edukas olla ainult siis, kui rahvas järgis Jumala tegutsemisviisi ja Jumala ajastust. Jumal, keda kirjeldatakse istumas troonil lepingulaeka kaant katvate keerupite kohal ning kelle liikumist nähti seaduselaeka liikumises, pidi sisenema Kaananisse Iisraelast ees kui vallutusretke juht. Sõna, mida tõlgitakse pühitsege endid või pühenduge,
mõningas tõlkes viitab sarnasele puhastamisprotsessile, mille tegid preestrid läbi enne, kui nad asusid pühamust teenima ja mida Iisraeli rahvas tegi enne Jumala ilmutust Siinail. Sellise pühitsemise hulka kuulus pattu tegemata jätmine ehk patust loobumine ja igasuguse rituaalse ebapuhtuse eemaldamine. Sama korraldus esineb ka 4. Moose raamatu 11. peatükis seoses Jumala eelseisva imega. Sellist ettevalmistust nõuti ka sõjalise kokkupõrke eel, millest räägib 5. Moose 23. peatükis. Enne kui Jumal sai lahingus võidelda Iisraeli eest, tuli rahval näidata üles allumist ja truudust temale kui nende ülemjuhile. Jordanist läbimineku ime pidi iisraelastel näitama, et Jumal antud tõotus sealsed rahvad maalt välja ajada on usaldusväärne. Tema, kes tegi võimalikuks läbipääsu Jordanist kuiva mööda, pidi neile kinkima ka selle maa. Aga teadkem, Jumal ei lõhesta alati Jordanit. Iga kord ei ole temal vahele astumised nii ilmselged. Aga kuidas võiksime siis sinu meelest arendada vaimset valmisolekut, kogeda ja märgata Jumala sekkumist meie heaks? Meie Jumal on imede Jumal. Aga nüüd ma loen Joosua raamatu 3. peatükist 6. salmist edasi. Ja Jehova rääkis preestritega öeldes, kandke seaduselaegast ja minge rahva eel. Ja nemad tõstsid seaduselaega üles ning käisid rahva eel. Ja Jehova ütles Joosule, täna ma hakkan sind suureks tegema kogu Iisraeli silmis, et nad teaksid, et mina olen sinuga, nõnda nagu ma olin Moosesega. Käsi preestreid, kes kannavad seaduselaegast ja ütle, kui te jõuate Jordani vee äärde, siis jääge peatama Jordani kaldale. Ja Joosa ütles Iisraeli lastele, tulge siia ja kuulge Jehova oma Jumala sõnu. Ja Joosua kõneles, sellest te saate teada, et elav Jumal on teie keskel ja ajab tõesti teie eest ära kaananlased, hetiidid, hiivlased, perislased, kiraaslased, eemollased ja jõbuuslased. Vaata, kogu maailma issanda seaduselaegas läheb teie eel läbi Jordani. Nüüd aga võtke endile Iisraeli suguharudest 12 meest, igast suguharust 1 mees. Niipea kui preestrite jalatallad, kes kannavad Jehova oma Jumala issanda seaduselaegast, laskuvad Jordani vette, katkeb Jordani veevool. Vesi, mis voolab ülalt poolt, jääb seisma paisu taha. Ja rahvas läks oma telkidest teele, et minna üle Jordani ja preestrid, kes kandsid seaduselaegast, olid rahva eel. Ja niipea kui need, kes kandsid laegast, jõudsid Jordani äärde ja laegast kandvate preestrite jalad puudutasid vee äärt, kõik Jordani kaldad on ju täis vett kogu lõikuse aja, jäi ülalpool voolav vesi seisma, jäädes paisu taha väga kaugel Aadami juures, linn, mis on Saartani kõrval, ja vesi, mis voolas alla Lausikmaa merre, Soolamerre, kadus täiesti. Ja rahvas läks üle Jeeriko kohalt. Preestrid, kes kandsid Jehova seaduselaegast, jäid kindlalt seisma kuivale keset Jordanit ja kogu Iisrael läks üle kuiva mööda, kuni kogu rahvas viimseni oli läinud üle Jordani. Mida räägib meile Jordanist läbiminek Jumala olemusest, keda meie teenime? Jordanist ülemineku kirjelduses Joosua 3. peatükis ja 5. salmis kasutatakse heebrea sõna niplaot, millega tavaliselt osutatakse vägevatele üleloomulikele tegudele. Jumal demonstreerib oma ainulaadsust. 72. psalmis öeldakse, tänu olgu Jehovale, Jumalale, Iisraeli Jumalale, kes ainuüksi teeb imet. Ja 86. psalmis öeldakse, sest sina oled suur ja teed imesid. Sina oled Jumal, sina üksi. Hiljem iisraelased mõtisklesid Jumala tegude üle ja see päädis issanda ülistamisega. 9. psalm saame lugeda, ma tänan Jehovat kõigest südamest. Ma kuulutan kõiki su imetöid.
Iisraellased kuulutasid Jumalat rahvaste seas. 96. psalm ütleb, jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas. Jumal ilmutas ennast Egiptuse nuhtlustes. 2. Moose 3. peatükk ütleb, aga ma sirutan oma käe välja, ütleb Jumal, ja löön Egiptust kõiksugu imetegudega, mis ma seal tahan teha. Pärast seda ta laseb teid minna. Ja Miika 7. peatükk ütleb, otse kui oma Egiptuse maalt väljumise päevil näita meile imetegusid. Jumal ilmutas ennast Punase mere ületamisel ja ka kõrbes. Kirjeldati kui selliseid imesid. 78. laulust loeme, nende esivanemate eest ta ju tegi imet Egiptuse maal Soani väljal. Ta lõhkus mere ja laskis nad minna läbi ning pani vee seisma nagu paisu. Ta juhtis neid päeva ajal pilvega ja kogu öö tulevalgega. Ta lõhkus kaljud kõrbes ja jootis neid otse kui suurtest ürgveevoogudest. Ta pani vulisema veesooned kaljust ja vee voolama nagu jõed. Jumal on ainus. Tema sarnast ei leidu maa jumalate hulgas. Prohvet Jeesaja ütleb 46. peatükis, tuletage meelde endisi asju muistsest ajast, sest mina olen Jumal ja kedagi teist ei ole. Mina olen Jumal ja ükski ei ole minu sarnane. Või Hiopi 36. peatükist loeme, vaata, Jumal toimib võimsalt oma jõus. Kes oleks seesugune õpetaja nagu tema? Piibli autorid teadsid ja tunnistasid tõsiasja, et Jumal, kes maailma lõi, ei olnud kunagi oma loodu poolt piiratud ega kallutatud. Jumal otsustas, mida oma loodusse lisada ja mida mitte. Jumal ei olnud nimekirja, millest valida, mis oleks piiranud tema valikuvõimalusi. Hiopi 9. peatükis öeldakse, tema teeb suuri ja mõistmatuid asju ning otsatuid imetegusid. Jumalale pole miski võimatu teostada. Jeremia ütleb 32. peatükis, oh issand Jehova, vaata sina oled teinud taevad ja maa oma suure rammu ja välja sirutatud käsivarrega. Ükski asi ei ole võimatu sinul. Tema nimi ja olemus on imelised ning ta on meie arusaamisvõimest väljaspool. Kohtumõistjate 13. peatükis öeldakse, aga Jehova ingel ütles temale, miks sa küsid mu nime? See on ju imeline. Jumala võimed on piiramatud ja tema hoolivus meie suhtes on mõõtmatu. 8. psalm ütleb, Jehova, meie issand, kui ülev on su nimi kõiges maailmas. Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste. Väetite ja imikute suust sa valmistasid kiitva päe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. Kui ma näen sinu taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Meie Jumal eristub teiste rahvaste jumalatest, kes ei ole suutelised päästma. 96. psalmis öeldakse, sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, Jehova on aga teinud taevad. Jesaja 44 ütleb, ärge värisege ja ärge kartke. Kas ma ei ole sulle juba ammu kuulutanud ja teatavaks teinud? Teie olete minu tunnistajad. Kas on muud jumalad kui mina? Mina küll ei tea. Ei, muud kaljut ei ole. Piibli Jumal on elav Jumal, aktiivne ja elus, kelle järgijad võivad teda usaldada, oodates tema sekkumist nende heaks. Ära sina usalda oma elu inimeste kätte. 146. psalm ütleb, ärge lootke õilsate peale, inimlaste peale, kelle käes ei ole abi. Jumala teenimise nõuded tunduvad inimvõimetele sageli üle jõu käivad. Lubage, et ma loen teile Luuka 18. peatükist mõningad read.
Luuka 18:18-27. Ja keegi ülem küsis Jeesuselt: hea õpetaja, mida tehes ma päriksin igavese elu? Jeesus ütles talle: miks sa nimetad mind heaks? Ei ole hea keegi muu kui üks, Jumal. Käske sa tead: ära riku abielu, ära tapa, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa oma isa ja ema. Aga tema ütles: seda kõike olen ma pidanud noorest põlvest saadik. Seda kuuldes ütles Jeesus talle: üks asi on sul veel vajaka. Müü ära kõik, mis sul on, ja jaga vaestele, ja sul on siis aare taevas ning tule, järgne mulle. Aga seda kuuldes jäi ta päris kurvaks, sest ta oli väga rikas. Aga nähes teda kurvastavat, ütles Jeesus: kui vaevaliselt lähevad rikkad Jumala riiki, sest hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma kui rikkal Jumala riiki. Kuulajad küsisid: kes siis võib saada päästetud? Ent tema ütles: inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik. Aga Joosua teatab 4. peatükis, kui kogu rahvas viimseni oli näinud üle Jordani, siis rääkis Jehova Joosuaga. Ja siit esimene järeldus. Vahest vabanemine eelneb õppetunnile. Kogu 4. peatükk on õppetund sellest, mida Jumal oli neile teinud. Jumal seadis neile ja nende lastele mälestusmärgi sellest, mida ta on neile teinud. Kui sinul on võimalus rääkida sellest, et Jumal korraldab vabanemise. Vahest me räägime inimestele, kes pole kunagi Jeesusest midagi kuulnud ega Jeesusega kohanud. Vahest me oleme pattude sõltuvuses ise kinni. Alles siis, kui nad ületasid Jordani, jõudis nendeni õppetund, siis anti neile märk meelespidamiseks. Inimesed ei ole valmis kuulama doktriine ja paljud selle sarnast. Nende vajadus on esmalt ületada Jordan, et kogeda seda, et Jumal on see, kes teeb imesid ja tunnustähti. Ja salmist 2 ja 3 loen Joosua raamatust: võtke endile rahva hulgast 12 meest, igast suguharust mees, ja andke neile käsk ning öelge: võtke endile siit Jordani keskelt, kus preestrite jalad seisavad, 12 kivi ja viige need enestega ühes ning asetage leeripaika, kus te seal ööbite. Teine järeldus. Igaüks oli kaasatud. Siin ei olnud vaatlejaid. Neil olid suguharu juhid, kelledest igaüks pidi jõesängist kaasa võtma mälestuskivi. Juht oli oma suguvõsa esindaja. Jumala päästmises ega Jumala plaanis ei jäeta kedagi tähelepanuta. Aga loeme edasi Joosua raamatust. Siis Joosua kutsus 12 meest, keda ta oli käskinud määrata Iisraeli laste hulgast, igast suguharust ühe mehe, ja Joosua ütles neile: minge Jehova oma Jumala laeka ette keset Jordanit ja tõstke iga mees endile üks kivi õlale vastavalt Iisraeli laste suguharude arvule, et need oleksid teie keskelt tähiseks. Siin tekstis öeldi märk ehk tähis, heebra keeles oot. 1. Moose 4. peatükist me loeme, et Kain sai Jumalalt märgi. 1. Moose 9. peatükist loeme, et Jumal andis lepingu tähiseks inimkonnale vikerkaare. 17. peatükist 1. Moose raamatust saame lugeda: ümberlõikamine oli inimese ja Jumala vaheliseks märgiks. 2. Moose 7. peatükk räägib nuhtlused ja imed olid märgid Jumalalt. 2. Moose 12 teatab, et veri ukse piitadel oli märgiks Jumala kaitsest, mistõttu hävitus läks kojas olijatest mööda. 2. Moosese 31 teatab, et hingamispäev on märgiks Jumalast, kes meid pühitseb. Sa kuulsid, Jumal meid pühitseb. Ja salm 17 ütleb, hingamispäev on loomistöö mälestusmärk. Ja siit 3. järeldus. Märgid on välised tunnused sellest, mis sisimas on juba toimunud. Kainil oli märk, väline märk sisemisest otsusest
Jumala vastu. Vikerkaar on väline märk Jumala tõotusest. Ümberlõikamine on väline märk sellest, et inimesed kuuluvad Jumalale. See on õigus usu läbi. Veri ukse piitadel, see on väline märk Jumala päästest ja kaitsest. Hingamispäev on väline märk kuulumisest, pühitsusest, lunastusest ja taasloomisest. Kivid olid märgid Jumala vabastusest, jumalalaste usust. Kuid loeme edasi 7. salmist. Kui teie lapsed tulevikus küsivad, öeldes, mis kivid need teil on? Siis vastake neile, et Jordani veevool katkes Jehova seaduse laeka ees, kui see läks üle Jordani. Jordani veevool katkes ja need kivid olgu Iisraeli lastel igaveseks mälestuseks. Meenutus, sikroon, sõnatuvest meenutama ja meeles pidama, tähistab enamat kui passiivset tegu. See viitab meelespidamisele, millele järgneb kohane tegevus. 4. järeldus. Pea meeles seda, kuidas Jumal sind vabastas. 5. Moos 5 ütleb, pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva. Nõnda nagu Jehova, sinu Jumal, sind on käskinud. Jumal tõi teid välja vägeva käega. Hingamispäeva kontekstis. Hingamispäev on suurepärane päev, et meenutada, mida Jumal on teinud. 5. Moos 6 peatükk, siis hoia, et sa ei unusta Jehovat, kes tõi sind välja Egiptuse maalt, orjuse kojast. Sina ei tohi unustada seda, et Jumal tõi sind maailma pimedusest välja. Ära unusta seda. Me unustame, et Jumal vabastas meid orjusest. Jumal lunastas meid. Jumal päästis meid meie patust ja meist endist, oma jäärapäisusest ja tühisusest. 103. salm ütleb, kiida mu hing Jehovat ja ära unusta kõiki tema heategusid. Pea meeles, mida Jumal on sulle teinud, kõiki tema õnnistusi. Milliseid mälestusmärke oleme püstitanud endale ja oma lastele? Mõelgem hetkeks sellele. Pühaõhtu söömaaeg ehk osasaamise teenistus. See on Kristuse surma mälestuspäev. Hingamispäev, iganädalane loomise, taasloomise mälestuspäev. See mälestuspäev meenutab päästmist, lunastust, pühitsust ja puhkust. Ja 8. salm ütleb, ja Iisraeli lapsed tegid nõnda, nagu Joosua käskis. Ja võtsid vastavalt Iisraeli laste suguharude arvule Jordani keskelt 12 kivi, nagu Jehova oli Joosuale öelnud, ja viisid enestega ühest leeri paika ning asetasid sinna. Seega püstitati mälestusmärk 12 kivist. Need 12 kivi viidi Gilgalisse, kus nad laagrisse jäid. Aga teised 12 kivi pandi püsti Jordani keskele veel. 5. järeldus. Sina ela kuulekuses. Piibel ütleb, et Iisraeli lapsed tegid nii, just nii, nagu Joosua käskis. Nad võtsid kivid üles, nagu issand oli Joosuale öelnud. Milline on usu ja kuulekuse seos? Jumal lahutas vee. Nad kõndisid edasi. Jumal tõi nad teisele poole. Nad korjasid kive, et mälestada võitu. Jumal tõi nad Jeeriku alla. Nemad marssisid ainult ümber linna ja puhusid pasunat. Jakobuse 2. peatükk ütleb, nõnda ka usk, kui tal ei ole tegusid, on iseenesest surnud. 14. salmis öeldakse, sel päeval Jehova tegi Joosua suureks kogu Iisraeli silmis ja nad kartsid teda. Nõnda nagu nad olid kartnud Moosest kogu ta eluaja. 6. järeldus. Issand paneb inimesed ametisse ja issand võtab inimesed ametist maha. Jumal ülendas Joosua kogu Iisraeli silmis. Joosua ei ülendanud ise end. Õpetussõnad 21 ütleb, kuninga süda on Jehova käes nagu veeojad. Tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab. Ja Danieli 2. peatükk 21. salmis öeldakse, üks ingliskeelne tõlge teatab kõigepealt nii, tema kontrollib maailma sündmuste kulgu. Tema muudab aegu ja aastaid.
tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid. tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Kellest ma räägin? Kellest piibel räägib? Jumalast. Pea seda alati meeles. Tema kontrollib maailma sündmuste kulgu. Aga meie oleme meisterunustajad. Joosua 4 ütleb. Ja need 12 kivi, mis nad olid võtnud Jordanist, pani püsti Gilgalis ja ta rääkis Iisraeli lastega ning ütles, kui teie lapsed tulevikus küsivad oma vanemailt öeldes, mis kivid need on, siis tehke oma lastele teatavaks öeldes, Iisrael läks kuiva mööda läbi Jordani, sest issand teie Jumal kuivatas teie eest Jordani vee, kuni te olite läbi läinud, nõnda nagu issand teie Jumal talitas kõrk ja merega, mille ta kuivatas meie eest, kuni olime läinud. Et kõik maailma rahvad tunneksid issanda kätt, kui vägev see on, et te igal ajal kardaksite issandat oma Jumalat. Kas sina panid tähele? Tekstis, mida ma praegu lugesin, muutub üks asesõna. Jordani puhul räägitakse selle vee kuivatamisest teie ees, ehk siis kõikide iisraellaste ees, kes olid just Jordani ületanud. Seevastu Punase mere puhul räägitakse, et selle vesi kuivatati meie ees. Nende ees, kes olid veel esimesest põlvkonnast alles ja mäletasid ise Egiptusest lahkumist. 2 sündmust, mida koges 2 eri põlvkonda, olid tähenduselt sarnased. Niisiis võis teine põlvkond Jordanist läbi minnes taas avastada oma vanemate suust kuuldud tähenduse ka enda jaoks. Üldiselt on unustamine justkui kõikide inimeste normaalne omadus. Ometi viib unustamine vaimulikus mõttes väga tõsiste tagajärgedeni. Kui me tahaksime tänapäeval säilitada oma eneseteadlikkuse, oleme ju kutsumuse ja missiooniga rahvas, tuleb meil luua võimalusi oma isikliku usu ja ühise vaimuliku mälu värskendamiseks, et hoida tähelepanul sellel, kust me tuleme, kes oleme ja milleks me siin oleme. 1. Korintuse 11 saame lugeda. Jeesus tänas ja murdis ning ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles, see karingas on uus leping minu veres. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks, ütleb Jeesus. Johannese 14. peatükis loeme Jeesuse sõnad, aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel. Tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Issanda sõnumitooja sai väga selgelt aru ühest asjast, et hoidmata pilku pidevalt Jumala varasematel tegudel ja ilmutustel, kaotleme kindla peale innu eelolevaid päevil oma ülesannet ellu viia. Meil pole tuleviku pärast vaja karta midagi muud kui seda, et unustame ära, kuidas issand on meid juhtinud ja mida tema on meile möödunud päevil õpetanud. 66. psalm ütleb, tema muudab mere kuivaks maaks, jalgsi minnake läbi jõe, rõõmutsegem siis temast. Mõlemad nii Punasest merest kui ka Jordanist läbiminek tähistavad piibelliku ajaloo uut ajastut ning on olulised sündmused. Juba mõningates Vanatestamendi tekstides seostati need 2 läbimineku sündmust omavahel ja märgiti ära nende algsest kaugemale ulatuv tähendus. 66. psalmis rõõmustab psalmilooja Jumala lunastavate tegude üle oma elus, kui viitab ajaloolistele näidetele läbipääsule Punasest merest ja ka Jordanist. Samuti seob 114. psalm need 2 sündmust kokku, mitte sellepärast, et kirjutaja poleks mõistnud sündmuste ajalist erinevust, vaid teoloogilise tähenduse pärast, millest need 2 ületamist räägivad. Niisiis nähakse mõlemat sündmust abivahendina Iisraeli olukorra muutmiseks. Esimesel korral saadakse orjapõlvest vabaks, teisel korral saadakse maaomandita rändlejaist oma riigiga rahvaks.
Neis psalmides on 2 läbiminekut näidet sellest, kuidas kirjutaja oli algul rõhutud, vaene, abitu ja alandatud ning tõusis sellisest olukorrast turvalisusse, heaollu, oli päästetud ja koguni väärikas. Joosua raamatusse kirja pandud imega sarnanes ka Eelia ülesvõtmine, mis toimus samuti Jordani äärest. Eelia jaoks tõi läbipääs Jordanist kaasa tähtsaima muutuse tema elus. Ta võeti üles taevasse. Elisa jaoks oli muutus samuti tähtis. Prohveti abilisest sai ta rahva prohvetiks. Aga nüüd veel põgus pilguheit Uue Testamenti, et näha, kuidas Uue Testamendi kirjamehed täna kõnes olevatest sündmustest aru said ja millised seoseid nad siin nägid. Mattuse 3 peatükk. Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja ja vaata, taevad avanesid ning ta nägi, kuidas Jumala vaim laskus otse kui tuvi ja tuli tema peale. Ja ennäe häält taevast ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja Markuse 1. peatükk loeme, neil päevil sündis, et Jeesus tuli Naatsaretist Galilea maalt ja Johannes ristis ta Jordanis. Jeesuse maapealne tööperiood. Iisraeli esindajaks olemine järgib muistse Iisraeli ajaloo mustrit. Jeesus läbis jutumärkides öelduna Punase mere ja Jordani kogemused. Pärast tapmiskäsu andmist kutsuti ta välja Egiptusest. Ta viibis 40 päeva kõrbes, mis meenutab muistse Iisraeli 40 kõrbeaastat ning oma avaliku teenistuse astumisel ristiti ta Jordani jões. Kiri heebrealastele 3. ja 4. peatükis selgitab Jordanist läbimineku sümboolset tähendust ning kirjeldab Kaananisse jõudmist ettetähendusena hingamisse jõudmisest, millesse kristlased usu kaudu sisenevad. Vaimulikul Iisraelil on Jumala vanaja rahvaga võrreldes veel suurem oht unustada Jumal ja sattuda ebajumala teenistusse. Kummaldatakse palju ebajumalaid. Seda teevad isegi need, kes peavad ennast hingamispäeva pidavateks inimesteks. Jumal käskis oma vanaja rahval eriliselt valvas olla ebajumala teenistuse suhtes, sest kui loobuti elava Jumala teenimisest, tabas neid tema needus. Aga kui nad armastasid teda kogu südame, hinge ja jõuga, õnnistas Jumal nende korvi ja leivaküna ning kõrvaldas nende hulgast haigused. See on see, mida me Jumalast teame ja mida me Jumalast usume. Ole õnnistatud peatse kohtumiseni.